Milliseks halvimaks stsenaariumiks olete Iraani puhul valmistunud? No ma ei tea, kas see on kõige hullem stsenaarium. Sõjaliselt oleme me väga tugevalt üle olnud. Ma arvan, et halvim stsenaarium oleks see, et me teeme selle ära ja siis tuleb keegi võimule, kes on sama halb kui eelmine inimene, eks. See võiks juhtuda. Me ei taha, et see juhtuks. Tõenäoliselt olekski kõige hullem, kui sa läbid selle kõik ja siis 5 aasta pärast saad aru, et oled pannud kellegi võimule, kes pole sugugi parem. Me tahaksime näha, et sinna tuleks keegi, kes annaks riigi rahvale tagasi. Iraan on valinud uue ülemjuhi ja see on kõige halvem stsenaarium nii Ameerika Ühendriikide kui ka Islamivabariigi enda jaoks. Nüüdseks on uueks ülemjuhiks saanud Mojtaba Khamenei, 56-aastane Ali Khamenei poeg. Ametisse nimetamise probleem on, et islamirevolutsiooni rajaja ütles selgelt, et see pole lubatud, kuid see juhtus ikkagi. Selgitan, miks see on oluline ja kuidas see juhtus. Enne seda tahan midagi täpsustada. Varasemates teadetes öeldi, et Mojtaba sai tegelikult surma samas esialgses rünnakus, milles hukkus ka tema isa. Kuid hiljem ilmusid teated, et võib-olla ta siiski ei viibinud selles hoones. Ja siis tulid teated, et ta sai haamata teises Iisraeli rünnakus. Me ei tea täpselt olukorda, kuid tundub, et olenemata vigastustest on ta nüüd 3. ülemjuht pärast Islamivabariigi asutamist 1979. aastal, kuid asjal on üks konks. See ametisse nimetamine lõpetab Islamivabariigi, nagu ütleb asutaja Ajatollah Khomeini, mitte mina. Näete, nii Khomeini kui ka Khamenei mõistsid amalikult päriliku valitsemise Iraanis hukka. Nad nimetasid seda ebaislamipäraseks ja vabariigi vastaseks. Las ma näitan teile. Siin on Khomeini täpsed sõnad. Islam kuulutab, et monarhia ja pärilik troonipärimine on valed ja kehtetud. Kui islam Iraanis ilmus, kaotati monarhia institutsioon. Ta jätkab, et monarhia ja troonipärimine esindavad sama kurja valitsemissüsteemi, mis ajendas märtrite isandat ülestõusule ja märtri surma otsima, et takistada selle kehtestamist. Ta tõusis üles protestiks džasiidi päriliku troonipärimise vastu. Islam ei tunnista seega ei monarhiat ega pärilikku troonipärimist. Neil pole islamis kohta. See oli Islamivabariigi rajaja. Ja tead, need pole unustatud vanad sõnad. Näed, Khomeini testament on tegelikult kohustuslik õppeaine, mida iga iraanlane peab Iraani ülikoolis õppima. Ja selles aines õpivad kõik, et see süsteem, monarhia ja vereliinipõhine troonipärimine on põhimõtteliselt ebaseaduslik. See on Islamivabariigis keelatud. Seetõttu ei lubanud Khomeini oma pojal saada Islamivabariigi juhiks. Ja siis oodati, et ka Khamenei ise järgib seda põhimõtet. Tegelikult oli Khamenei see, kes ei tahtnud, et Mojtaba saaks pärast teda kõrgeimaks juhiks. Aga see juhtus ikkagi. See juhtus, sest seda tegi revolutsioonikaart, mitte Khamenei. IRGC tahtis, et see mees oleks ametis. Aga mis nüüd juhtub? See ametisse nimetamine tähendab Islamivabariigi kui Khomeini idee lõppu. Nüüd on see sisuliselt monarhia, mille Islamivabariik kunagi kukutas. Nii et küsimus on, miks IRGC seda meest toetas? Miks nad toetasid Mojtabat, kuigi mõlemad asutajad olid sellise asja vastu? Sest ta oli nende mees juba aastaid. Mojtaba on olnud IRGC-ga tihedalt seotud sellest ajast peale, kui tal oli mingigi võim. Inimesed, kes kontrollivad revolutsioonilist sõjaväge, usallasid teda ja nüüd on nad ta tippu paigutanud. Sellel on suur mõju sõjakäigule, Iraani tulevikule ja Iraani ning Ameerika Ühendriikide suhetele. Enne süvenemist vaatame, kuidas iraanlased otsusele reageerivad, nii režiimi toetajad kui teised. Alustame režiimi toetajatest. Selles klipis on näha, kuidas inimesed kogunesid Iraani riigi televisiooni uudiseid kuulama. Kui teadanne tehakse, vallandub neil suur rõõm. Kuulake. Meie peale langes jumalik halastus. Nad teatasid just, et ekspertide kogu otsustava häälega valiti suur ajatolla Sajid Mojtaba Khamenei, meie kallis juht, meie ülemjuht. Khamenei halastus.
Nagu te teate, on CNN ainus Ameerika kanal, kellel on luba Iraanist raporteerida ja neil on Teheranis reporter. Siin on tema kohapealne raport. Kuulake. Fred, kuidas kuulutati uus ülemjuht välja? Mida me veel tema kohta teame? Kui ma õigesti aru saan, oli see Iraani riigitelevisioonis üsna tagasihoidlik teadaanne. Selle teatas ekspertide kogu, mis on Iraanis 88 vaimulikust koosnev organ. See valis uue ülemjuhi Ayatollah Sejid Mojtaba Khamenei, kes nagu te õigesti märkisite, on hiljuti hukkunud ülemjuhi Ayatollah Ali Khamenei teine vanim poeg, kes nagu teada hukkus umbes nädal tagasi toimunud õhurünnakus. See oli osa laiemast kajastusest Iraani riigitelevisioonis, sest siin toimuvad praegu valvused. Lahingud Iraani, USA ja Iisraeli vahel jätkuvad ka öösel. Need valvused üle riigi muutusid rõõmuks ja pidustusteks, kui teade avalikustati. See jätkub tegelikult praegu Iraani riigitelevisioonis. See juhtub ajal, mil iraanlased on Ameerika Ühendriikidega vastasseisus muutnud oma tooni. See nädalavahetus on olnud tegelikult üsna huvitav, sest alguses vabandas selle riigi president mõne Iraani naaberriigi ees raketirünnakute pärast, mis seal aset on leidnud. Viimase 36 tunni jooksul on toon muutunud. Iraani kõrgema riikliku julgeolekunõukogu juht teatas, et Iraan ei soovi USA ja Iisraeliga relvarahu ning tahab kätte maksta Ayatollah Ali Khamenei tapmise eest. Iraani parlamendi juht kordas seda ka täna õhtul seoses valimistega. Oluline on märkida, et suur osa Iraani elanikkonnast ei toeta režiimi. Nüüd tunnevad nad end veelgi enam kõrvale jäetuna, sest Mojtaba on režiimis väga äärmuslike vaadetega ja nüüd tipus. Nii et paljud inimesed, paljud iraanlased hüüdsid surm Mojtabale, surm Mojtabale. Kuulake seda selles klipis. Räägime nüüd sellest, kes see mees on, mida me tema kohta teame ja mida see võib meile tuleviku kohta öelda. Kahjuks ei tea me tema kohta tegelikult palju. Mojtaba on režiimi üks salapärasemaid tegelasi, kes pole kunagi Iraani riigimeediale intervjuusid andnud ja kellest on rääkimas vaid üksikud videod. Meil on mõned pildid, mida te praegu näete ja mis avaldati pärast tema teadaannet. Samuti on meil mõned vanemad kaadrid temast, lihtsalt revolutsioonikaardi meeleavaldustel kõndimas. See ei ütle meile tegelikult midagi. Režiimi pooldajate sõnul teenistas 17-aastaselt vabatahtlikuna Iraani-Iraagi sõjas. Nad ütlevad, et ta läks rindele, aga ma kahtlen, et ta sinna päriselt sattus. Ta poleks ellu jäänud, arvestades, kuidas Iraan sõdis. Iraani meedia väidab, et tal puuduvad korruptiivsed sidemed läänega, mis on huvitav fakt teadaandes esile tõsta. Põhjus, miks nad seda teevad, on usaldusväärsed teated tema läänes asuvast $100 miljonite väärtuses kinnisvarast. Vaatame neid teateid lähemalt. Selle uurimise viis läbi Bloomberg. Uuringu järgi on Mojtabal Londonis kesklinna korter väärtusega umbes 50 miljonit naela ehk $65 miljonit. Tal on ka muid luksuslikke kinnisvaraobjekte üle Ühendkuningriigi väljaspool Londonit. Tema Ühendkuningriigi kinnisvara väärtus on umbes 100 miljonit naela ehk $140 miljonit. Seda vaatamata asjaolule, et ta on alates aastast 2019 Ühendkuningriigi ja USA sanktsioonide all. Nüüd, sanktsioonide tõttu ei ole need kinnisvarad tema nimel otse, vaid need on ostetud Iraani ärimehe Ali Ansari kaudu, kes on tuntud kui režiimi ametnike katteisik, kes soovivad sanktsioonidest kõrvale hoida. Nüüd, kahjuks Mojtaba jaoks on ka Ansari alates eelmisest aastast sanktsioonide all. Seega on paljud teadaolevad kinnisvarad nüüd nagu arestitud. Keegi ei saa neid müüa, keegi ei saa nende pealt kasu teenida. Aga peamine küsimus on, kust Mojtaba kogu selle raha saab? Tal on ainuüksi Ühendkuningriigis $100 miljoneid. Tal on rohkem raha investeeritud hotellidesse ja teistesse varadesse Euroopas. Nüüd vaatame, kuidas Iraan toimib. Vaata ülemjuht, see ametikoht ise kontrollib Satati, mis on tohutu äriimpeerium, mille varaväärtus on umbes $60 miljardit.
see peaks kuuluma Iraani rahvale, kuid tegelikult juhib seda ülemjuht. Ma arvan, et osa selle äriimpeeriumi kasumist jõudis Mojtabani, kes investeeris seda üle Euroopa, samal ajal läänt hukka mõistes. Ja lisaks sellele oli ta muidugi väga lähedane revolutsioonikaardiväe juhtidega, tead küll, inimestega, kellel on revolutsioonikaardiväes võimu. Nagu meie varasematest videotest teate, kontrollib revolutsioonikaardivägi Iraani naftat. Nii et kõik need sanktsioonide all olevad müügid, mida me näeme, et Iraan teeb, ütleme näiteks Hiinale või mõnele teisele riigile, millele võite mõelda. Revolutsioonikaardivägi teenib sellest kasu. Ja ma olen kindel, et Mojtaba, olles revolutsioonikaardiväele nii lähedal, teenib sellest samuti kasu. Nüüd tahan ma ühte asja selgitada. Ta on korrumpeerunud ja investeerib luksuskohtadesse läänes, kuid see ei tee temast läänemeelset. Ta on üks režiimi halastamatumaid äärmuslasi. See teave on inimestel, kes on temaga koos töötanud ja intervjuudes temast rääkinud või maininud. Teame, et ta oli tihedalt seotud kindralite ja politseinikega, kes kasutasid äärmuslikku vägivalda 2009. aasta ülestõusu ajal, kui 10 000 iraanlased tapeti, nagu juhtus jaanuaris. Kui räägime Iraani protestidest ja islamirežiimi mahasurumisest, piiratakse meie videoid alati. Nii et kui te saaksite meid aidata ja vajutada allpool meeldib ja tellimisnuppu, oleks sellest tõesti abi. Aga jätkame nüüd oma looga. Nüüd, tema äärmuslikkus mängib kindlasti rolli selles, kuidas ta edaspidi kogu riigiga ümber käib. Kuid lisaks sellele on veel üks tegur. Vaadake, esialgses rünnakus, mis tappis tema isa, Ali Khamenei. Ilmselt kaotas ta selles rünnakus ka oma naise, ema ja poja. Mul on tunne, et selline kaotus mõjutab kindlasti tema mõttemaailma edaspidi väga palju. See on lihtsalt minu isiklik arvamus. Minu arvates on diplomaatiline lahendus ebatõenäoline inimeselt, kes on just kaotanud kogu oma pere. Nüüd, kõigele sellele lisaks tundub, et kui ta kuulutati ülemjuhiks, kinnitas Iraani meedia üsna kiiresti, et Mojtaba sai rünnakutes vigastada. Nad ei öelnud, millises rünnakus, vaid kinnitasid, et ta paraneb. Me ei tea, kui tõsiselt ta vigastada sai või kas see on lihtsalt varjamiseks. Sest nagu te teate, temalt oodatakse nüüd kõnesid, avalikkuse ette tulemist, toetajatega kohtumist. Aga ma arvan, et ta on liiga mures Iisraeli rünnakute pärast, et seda kõike teha. Tema vigastus võib olla ettekääne, kuid tõenäoliselt mitte. Me ei tea, millal ta avalikkuse ette ilmub. Oluline on meeles pidada, et Iisrael on oma seisukoha selgelt välja öelnud. Iisrael on väga avalikult öelnud, et kes iganes saab ülemjuhiks, saab järgmiseks sihtmärgiks. Sihtmärk number 1. Tegelikult on siin selle kohta rohkem üksikasju. See on nende poolt väga selge sõnum, et nad jätkavad sealt, kus pooleli jäid ja mingit muutust ei tule. Tegelikult kui üldse midagi, siis me teame, et Mojtaba Khamenei on revolutsioonikaardiväega uskumatult lähedane ning tundub, et praegu on just revolutsioonikaardivägi see, kes otsuseid langetab, kui räägitakse sellest, kuidas nad seda sõda juhivad. Ma arvan, et see on täiesti õige. Võib ette kujutada, et režiim on praegu erakordselt suure surve all. Ja ma arvan, et Khamenei poja valimine on tõenäoliselt kõige lihtsam valik. Ning see on ka see, millega IRGC ehk revolutsioonikaardivägi võiks nõustuda. Nagu teie korrespondent märkis, on iisraellased öelnud, et uue ülemjuhi määramisel saab temast kohe sihtmärk. Tegelikult oli ta arvatavasti juba varem sihtmärk. Ja me näeme, kui sügavalt on see režiim iisraellaste poolt infiltreeritud. Me näeme, et paljud võtmeisikud selles režiimis tapeti juba esimesel nädalal. Ja täiesti nõus. Huvitav dünaamika, mida ma ette kujutan, on see, et mingil hetkel võib Donald Trump otsustada, et ta tahab selle sõja lõpetada. Ja kes iganes hakkab Iraani uueks juhiks kujunema, ta leiab viisi, kuidas temaga hakkama saada. Ta peab tagama, et Iisrael lõpetab kõigi võimalike kandidaatide tapmise. Iisrael toetab režiimi muutust avalikult ning nüüd on Mojtaba nende nimekirja tipus. Selle kogu loo tõttu teevad mõned araabia koomikud väga naljakaid videoid sellest, kuidas Iraan hakkab pärast Ali Khamenei juhtunut uut ülemjuhti valima. Olen kindel, et ei räägi araabia keelt nagu minagi, kuid uskuge, saate sellest videost aru. Vaadake ise. Mis? Ausalt öeldes ma vannan Jumala nimel. Ma ei saanud mingit raha. Ma ei kulutanud mingit raha. Räägime edasi Iisraeli atentaaditest, sest nad ei peatu.
Alles äile teatas Iisraeli kaitsevägi, et nad on tapnud Iraani ülemjuhi sõjaväebüroo uue juhi ja Iraani relvajõudude staabiülema. See mees vastutas Iraani erinevate sõjaväeosade koostöö eest ning tema kõrvaldamine on vaid üks paljudest, keda Iisrael selle operatsiooni alguses tappis. See toimus eile, mil Iisrael korraldas veel ühe suure löögi Islamivabariigi sõjalise tiiva vastu. See löök oli suunatud revolutsioonikaardi õhuväe peakorteri vastu. Ekraanil näete Iisraeli kaitseväe avaldatud illustratsiooni. Avaliku teabe kohaselt oli see peamine juhtimis- ja kontrollkeskus õhuväe juhtimiseks ning tegevuste korraldamiseks. Löögi ajal viibis sees 10 inimesi, kes hukkusid. Tahan fookuse tuua jaanuaris toimunud Iraani veresaunale. Alles eile intervjueeriti Iraani suursaadikut Ühendkuningriigis jaanuari veresauna teemal otse-eetris. Ja tundub, et ta polnud selleks küsitlemiseks üldse valmis, sest ta kaotas täielikult enesevalitsuse. Kuulake ise. Teie riik on rünnaku all, kuid ka teie rahvast rünnatakse. Sellest ajast, kui me viimati rääkisime, on teie valitsus tapnud tänavatel tuhandeid omaenda inimesi, kes julgesid üles astuda ja protestida režiimi käe läbi kogetud kannatuste vastu. Tuhanded inimesed tapeti. Kuidas te seda õigustate, suursaadik? Iraani poolel on oma probleemid meie vastu kehtestatud majandussanktsioonide tõttu. Ja kahjuks on Iraani rahval selles küsimuses samuti omad probleemid. Aga ma tõesti usun, ja praegu on meie rahvas väga valusal ja tundlikul ajajärgul. Nad tuitavad valitsust välismaa sissetungijate vastu. Kui lähete Iraani sisemusse, näete rahva seas ühtsust ja solidaarsust. Suursaadik. Me sooviksime väga Iraanis sõltumatult sündmusi kajastada, et teada, mis toimub. Miks mitte? Aga me oleme näinud palju sellest, mis on toimunud. Alles täna hommikul vaatasin ma paljusid pilte ja mõningaid videoid sellest, mis juhtus teie riigis jaanuaris meeleavaldajatega. Vaatasin pilte ja videoid, mille kolleegid BBC Verifies olid iseseisvalt kinnitanud, mis näitavad laibakotte Karasaki kohtumeditsiinikeskuse õuel Iraanis. Ma nägin pilte noortest, vanematest, teismelistest, inimestest, keda teie valitsus tappis. Pekstud näod, verised kehad, kuulihaavad. Kuidas te õigustate seda ja istute siin väites, et meie inimestel on vaid mõned kaebused? Teie valitsus tappis tuhandeid oma inimesi ja maailm nägi seda. Noora, ma soovitan teil taas olla väga tähelepanelik ja delikaatne. Ja meie kolleegid on neid pilte iseseisvalt kontrollinud, härra Arameik. Las ma lõpetan. Ja ma ei taha öelda, et meil pole üldse probleeme. Ei. Probleemid on olemas meie riigis. Aga te näete, kuidas neid probleeme lahendada Iraani seaduste järgi. See on väga oluline. Ja ilma ühegi välisriigi sekkumiseta Iraani vastu. See polnud sekkumine, vaid teie enda rahvas tuli tänavatele oma kannatuste vastu protestima. Kui teil poleks midagi varjata, miks te protestide ajal interneti välja lülitasite? Kui teil poleks midagi varjata, siis miks te ei lase inimestel vabalt ja õiglaselt taastuda? Sest internetti kasutatakse nüüd sõjalise vahendina Iraani julgeoleku vastu. Olge Iraani olukorra ja tingimuste suhtes väga ettevaatlikud. Meie kolleegid BBC Verifiest kontrollisid seda kõike äärmiselt hoolikalt. Seetõttu tahtsimegi seda teile esitada.